Robotexi podcast. Siis vajutan siia, aga... Ei, see on jah, võid vajutada, võid mitte. Ja mis mõttes salvestab siis siia? Ei, juba salvestab. Tere kõigile, tänane Robotexi podcast on käima läinud ja mul on külas Sven Lilla Tartu Teaduspargist, võiks öelda, ja sa saad kohe ise siis ka laiendada, sest et ma saan aru, et Teaduspark ei ole ainuke koht, millega sind seostada. Jah, tervist, tõesti Teaduspark on mu ametlik tööandja, aga mu igapäevane põhitegevusvaldkond nüüd maikuust alates on Eesti kosmoseagentuuri või Euroopa kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaatori juhtimine, mida ma olen tegelikult ka alates 2017 lihtsalt toetava tegevustega olnud, aga alates siis maikuust, et ma olen ka ametlikult selle juht, et mis on selline huvitavam fookus. Aga võib-olla kohe lähemalt sinu tausta juurde ka, aga kohe võiks küsidagi seda, et millega see inkubaator siis täpselt ka tegeleb ja mis see on, et siis need kuulajad, kes täpselt veel ei tea, et nendel oleks ka... Ja, kosmose äriinkubaator on siis 2017 aastal Eestis avatud inkubaator, mis on eelkõige mõeldud siis kosmose ettevõtete toetamiseks, aga ka nendele ettevõtetele, kes siiani ei tea, et nad kosmosega kuidagi pidi pistmist on, et neil nagu sütitada seda mõtteviisi, et kosmos on see, kust raha tuleb, kosmosega on põnev teha. Et inkubaator ise on juhitud partnerite konsortsiumi poolt, kus on juhtpartneriks on Tartu Teaduspark, kes ka pakub Tartus inkubatsiooniteenust, ja Tallinnas on meil inkubatsioonipartner Tehnopol, kes pakub siis Tehnopoli inkubatsiooniteenust, et meil on ära jagatud süsteem, et näiteks oligi, et esimese 5 aasta jooksul nüüd oli 20 ettevõtet, et 10 Tartusse, 10 Tallinnasse. Ja lisaks siis partnerite hulka kuuluvad Eesti olemas suured ülikoolid, Tartu Ülikool ja TalTech, ja täiendava rahastusena on mõlemad linnad, Tartu ja Tallinna linn, kes siis tegelikult ka otse panustavad ettevõtete käekäiku. Ja lisaks siis laenupartnerina abiks veel ka Kredex. Et meil on see päris tugev ja ütleme ka Euroopa mõistes unikaalne kooslus, kus linnad päriselt investeerivad. Et kui nagu natuke lihtsalt laiemalt pilt veel juurde võtta, et siis seda kosmose äriinkubaatorite võrgustikku ametlikult kutsutakse maailma kõige suuremaks inkubatsioonivõrgustikuks, kuna see tegutseb aastast 2003 ja tänaseks hetkeks on 25 inkubaatorit üle 70 asukohas. Ja viimase info alusel oli kogu seda tervese võrgustiku ei toetanud üle 1200 startupi. See on tõesti võimas ja kui need partnerid ka veel siin üles lugesid, et siis tundub, et midagi võimsamat annab ju välja mõelda, et kõik see esindatus. Aga kui rääkida nendest siis ettevõtetest või kes on tulnud inkubatsioonist, millega siis täpsemalt näiteks ka tegeletakse, mis sinna kõike sellesse nagu mahub, et see tundub nagu nii lai teema, samas ka kitsas. Ja, tegelikult on, mul alati meeldib alustada seda, et kui räägime kosmosetehnoloogiatest, et see ei ole ainult rakettide lennutamine, satelliitide ehitamine. Kosmosetehnoloogiad on tegelikult tänavasel hetkel ükskõik ja igal pool ümber meie. Et kui võtta selline tavaline näide, millega inimesed üldse ei seosta, et siis näiteks ka ajaloo mõttes, et näiteks käsitolmuimeja ja juhtmevaba trell, akutrell on tulnud kunagi kuumissiooni pealt. Et see on nagu hästi lai taust ja samamoodi on näiteks lamellrehvid autodele on tulnud samamoodi kunagi kosmosetehnoloogiale põhinev, et neid on hästi palju ümberringi. Ja selle võrra ka meil ka, et kui me nagu vaatame oma inkubantide koha pealt, et osad riigid on nagu ära siis piiritlenud, et ilusad eesti keeles vastu, ma ei tea, on upstream, downstream ja applications, ehk siis kõik, mis läheb üles ja kõik, mis tuleb alla ja erinevad rakendused, et meie nagu seda piiri ei ole pannud, kuna Eesti väiksus tuleb nagu piiriks ette, aga meil on ettevõtted alates droonihitajatest, siis on ettevõtteid, kes teevad erinevaid tarkvarasid, näiteks ühel on meil, kes teeb mobiilipõhist satelliitidega suhtlemise tarkvara, mida kutsutakse, mis on kontrollsüsteem, aga see on kõik võimalik nagu telefonist ja siis meil on vesinikuga tegelevad ettevõtteid, kes ehitavad vesinikkütuseelemendi baasil generaatoreid, vesinikdroone. Kõige siukene huvitavam on meie 2019 valitud, et selline, mis ulmes natuke läheb, on et mikrogravitatsioonid tegime maa peal. Eesmärgiga siis mitte, kui on vaja mingit rakukatseid teha, et ei pea kindlasti üles ISS-i peale saatma, siis rahvusvahelise kosmosejaama peale, vaid see sama tingimust saab ka teaduslikul tasandil maa peal simuleerida.
ja sellepärast, et need ongi ettevõtted hästi erineva taustaga, et ka viimane näiteks on, kes kasutab kaugseiret digikaksikute loomiseks. Et meie viimane 20. ettevõte, mis valiti nimega Falconers ja nende siis nii-öelda mõte on see, et kasutatakse ära siis nii-öelda optilist ja radarsatelliite üleval, et selleks, et linnaruumist või kuskil mingis piirkonnas luua linna digikaksik, et mille peal saavad siis näiteks ka autonoomsete nii-öelda sõidukide platvormide kasutajad ja arendajad saavad testida, vaadata, kuidas on, et sellepärast on vaaria, aga samas ta on nagu kõigil on see üks seos, et et kas ta siis kasutab näiteks satelliitandmeid, kas ta kasutab täppispositsioneerimist või siis nad kasutavad mingisugust tehnoloogiat, mis on mingil hetkel olnud siis kosmosega seotud, et maa peal nagu ka rakendada samamoodi. Ja see on, ütleme, selline hea paralleel või selles mõttes just, et paneb nagu uuesti mõtlema, et väga palju, kui räägitakse meil kosmose teemadel, siis see on just see sama nagu satelliidi kuhugi saatmine, aga et vastupidi mõelda, et mis meile on tulnud nagu laia täitsa nagu tarbimisse, need tehnoloogiad, mis on loodud tegelikult siis selle mõttega, et neid saaks nagu seal kosmoses taritada, aga et samas need on siin maa peal ka leidnud nagu hästi palju rakendust ja täiesti võib-olla teenimatult jäänud nii-öelda unustuste see, et kuidas see tegelikult on tekkinud, et see on põnev. Ja, et siin nagu neid vanemaid asju veel on näiteks, et juhtmevabad kõrvaklapid on kunagi olnud memory foam padjad, isegi südamestimulaator on olnud mingi hetk kunagi kosmosetehnoloogia, aga need on nii märkamatult inimese igapäeva kasutuses, et keegi ei seostagi sellele, et võiks olla mingi hetk nagu space tech, et sellepärast on nagu tore nagu mõelda, et alati nagu üks samm kaugemale mõelda, et ei ole, et kosmosetehnoloogiate puhul ei ole see, et ütle kasti sisse, vaid alati nagu üks samm edasi ja kastist välja, et kuna et ei saa öelda, et on ju taevas on piiriks, vaid tegelikult nüüd on juba kosmos piiriks. Aga see, mis sa mainisid, selline nagu, kus on siis digikaksiku linna loomine, siis, et mida, kui täpsemalt natuke lähemalt rääkida, see tekitas kohe nagu huvi, et mis see, ma saan aru, et see luuakse nagu digitaalselt selline juba olemas olev, või kuidas see täpselt siis on ja kuidas sa seda siis kasutad? Digikaksiku eesmärk on see, et näiteks saadakse 3D linnamudel näiteks, et kõrgused, tänavad, majad, hooned, et siis tekibki niisugune nagu 3D mudel praktiliselt linnaruumist. Ja näiteks, kui võtad näiteks drooninduse poole pealt, et siis see on see, kus saab näiteks läbi mängida mudelid, et kui kunagi peaksid linnaruumis siin droonid lendama hakkab, nagu hiljuti just Tartu Postimeesel on uudis, et Tartus on MTÜ, mis hakkab üks hetk mehitamata droonidega tegelema ja igas kaubavedu, et näiteks saabki need õhukoridorid seal paika panna, läbi mängida, et mismoodi nad on, et nad omavahel kokku ei põrkaks, et nad inimesi ei segaks, et see ongi nii-öelda testkeskkond siis või siis nii-öelda 3D mudel, kus saab mingi situatsioonid läbi mängida, mõelda, vaadata, et mida saaks teistmoodi, mida paremini teha. Ja teine sama masin siis digikaksikult saab ka näiteks mingi, et kui vaja näiteks kuskil metsanduses või mingi keerulistes piirkondades, et vaadata, et milline see struktuur või pinnas seal on. Ühesõnaga, see on niisugune hea tööriist, et mujal maailmas on ta oluliselt populaarsem juba, et seal on ka olemas, väga paljudes linnadest on tegelikult tänasel hetkel juba digikaksikud olemas, et minu teada veel nagu päris täpselt sellist, mida konkreetselt digikaksikud kutsu saaks, näiteks tervest Eesti linnas tervikul kujul ei ole. Et on Maa-ameti kaardid, kus on mingisugused geoinfod asjad olemas, aga konkreetselt nagu digikaksikut, et sellist veel Eesti linnas minu teada vähemalt tänasel hetkel ei ole olemas. Aga kui see nüüd tekiks huvitav, mis linn valitakse nagu katsetuseks? No praegu siin ma usun, et kõigi nende uudiste valguses, et Tartu linn võiks ilmselt olla see piloodiks, et kuna siin see drooni teema on hästi populaarne praegu erinevate uudiste valguses ja et eks Lennuakadeemia on siin samas lähedel, et see ökosüsteem võib olla natukene väiksem siin, et mille peal katsetada, et ja, tundub selline väga põnev, et kuidas seal siis, aga kuidas no me saame aru, kuidas nagu luua või see digikaksik siis sellest olemasolevast, kus me nagu, mida me näeme, aga kui see nüüd nagu natukene selle sama kosmosega sidud, et kuidas see siis või kui sina näed, kuidas see on seotud siis või kuidas meil seal? Nende puhul ongi see, et muidu üldjuhul seda saab ka droonidega teha, aga see konkreetne ettevõte siis kasutabki kaugseire andmeid selleks, ehk siis ta kasutab ära satelliidi andmeid, mis üleval on, mis nii ehk naa teevad pilte, et selle pildi pealt on võimalik siis vastavad punktid ja märgid kätte saada ja nende siis unikaalne teadmus on see,
nii-öelda tarkvaras seal, mis selle kõik siis ilusaks ühiseks tervikuks üks hetk kokku paneb, et inimestel kasutuskõlblikuks. Aga kas on ka proovitud see digikaksikut luua siis juba kuskilt sealt nii-öelda kuskilt kaugematest avarustest või see nagu? See pigem on jah, et pigem on võimalus nagu maa peale vaadata. Okay. Et jah, et kuna üldjuhul kasutatakse seda kas droonid või mingi sama tehniliselt mitte alt üles, vaid ülevalt alla siis. Tehniliselt saab ka sedasama nende Google'i autodega teha, mis ringi teevad, nii ehk nad tänavates pilti teeb, et kui sinna iga algoritm külge panna, et on võimalik ka sealt poolt minna. Aga kuidas sa ise tunned, et kogu see inkubaatori, kuidas see toiminud on, kuidas nagu läinud on ja mis nagu mingid järgmised võib-olla siis eesmärgid sellega? Et nii-öelda kuidas läinud on, selleks on nagu hästi-hästi hea aeg tõesti praegu, et kuna 7. november sellel aastal saab kosmoseinkubaator Eestis 5-aastaseks ja kui meil oli esimese 5 aasta jooksul tõesti eesmärk on ju 20 ettevõtet valida, et siis tänaseks 20 ettevõtet valinud ja meil on hetkel aktiivselt inkubatsioonis seotud 3 ettevõtet, 16 tükki on tänaseks hetkeks juba programmi läbi teinud ja ühe ettevõttega nagu ikka läks natuke kehvemini, et temaga pidime poole pealt siis suhte katkestama, et kuna eesmärgid lihtsalt ei olnud võimalik sel hetkel täita, et tülli ei läinud, aga ikka juhtub mõnikord. Ikka juhtub, et tegelikult ütleme niimoodi, et 20-st üks nagu natukene kehvemini, tegelikult see on nagu päris hea saavutus. Ja tänaseks hetkeks, kuna me seirame neid ettevõtteid, et kuidas nende käekäik on, et siis tegelikult kõik ettevõtted tänaseks, kes meiega on seotud, nad teevad stabiilselt käivet, neil on töötajad ja nad on täiesti tegevuses. Et kui võtta selliseid lihtsalt hästi ümmargused numbreid, et need kõik ettevõtted, kui me alustasime esimeste ettevõtete peale, oli kokku umbes 7 töötajat. Ja tänaseks hetkeks need ettevõtted, kes siis meiega seotud on, need 20 ettevõtted, nad annavad igapäevaselt, siis maksavad palka kokku üle 140 inimesele. Et tegelikult neil läheb hästi ja suuremates ettevõttes ongi circa 30 töötajat juba. See on ikka väga hästi. Kus nad on alustanud ka väga väikse tiimiga, võib-olla algus oligi neil pool kohta ametlikult palgal, aga tänaseks hetkel on 140 inimest. Ja kõigi nende 20 ettevõtte peale, et kui meie oleme siis rahaliselt panustanud umbes nagu 50 000-ga, mis siis on see ESA ja siis linnapoolne rahastus, kuna see rahastusskeem on jagatud niimoodi, et poolsest 50 000 Tartu linna poolt näiteks, kui Tartu ettevõte ja pool tuleb Euroopa Kosmoseagentuurist. Siis nad ise on siis investorite või läbi igasuguste teadusrahastuste, nad on kaasanud peaaegu 10 miljonit veel selle aja jooksul. Et kui me nagu numbreid vaatame, et siis läheb neil üldjuhul päris hästi, et suuremad ettevõtted on juba näiteks ka 3 raundi investeeringuid tõstnud ja nende nii-öelda siis läheneb kuskil ikka 2,8 miljonit, mis on nagu üks ettevõte näiteks tõstnud. Et pluss neil on hästi paljudel on ka jätku koostöö otse kosmoseagentuuriga, et on see jalg ukse vahel nagu ära saadud ja siis läheb edasi. Näiteks hea näitena, et viimasest, see oli presidentis ka, et näiteks üks meie ettevõtetest nimetatud Sukudo, kes tegeleb siis riistvara põhilise krüptoteemadega, et mitte tarkvarast krüpteerimine, vaid nagu siis kiibipõhine ja nemad näiteks koos CGI Eestiga siis läksid koos pakkumusse Euroopa Kosmoseagentuuriga ja nad ka võitsid selle, et nüüd nad koos arendavad tehnoloogiaid Euroopa Kosmoseagentuuri jaoks. Väike ettevõte, suur korporatsioon, et sellised lingid nagu tekivad hästi kiiresti. Aga see tuleb hästi palju tänu sellele kogu selle Euroopa Kosmoseagentuuri enda võrgustikule, et kuna see võrgustik on suur, paljud ettevõtted töötavad seal ja see kvaliteedimärk, nagu, mis kaasa tuleb, siis see annab ka Eestis sellisele väiksele startupile nii-öelda selle märgi, et et nendega võib midagi huvitavat kaasa teha. See on ka minu jaoks selline meeldiv üllatus, et need on nii palju, et kuidagi kujutada üle ette, et see valdkond on selline, kus nii palju neid ei tuleks neid ettevõtted, aga ikka 20 või 19, see on ikka väga suur arv. Kokku on nagu, kui me natuke veel numbreid, siis et kokku mis selle aja jooksul on meil olnud 53 taotlust, kellest siis 44 on jõudnud nagu hindamispaneeli, et oma ettevõtted ja ärideid tutvustama. Ja need on siis, nagu Eestis, Tartust? Need on Tartust, Tallinnast, meil on ka rahvusvahelisest, et Eesti kui oma kogu selle e-residentsuse programmi ja kõige sellega, kui lihtne siin ettevõtteid avada, et sellega meelitab, et meil praegu ka nende 20 hulgast on tegelikult 6 välisasutajat.
ma just mõtlesingi, et kuidas see nagu jaotub, et aga kuidas mitu näiteks on Tartu ettevõtted ja ma saan aru, et kuna seal on see toetuste asi natuke sõltub sellest või et kuidas need teised siis hakkama peavad saama või kuidas nendel on natuke teine süsteem, siis kui Tartu linn toetab Tartu ettevõtted. Tartu linn toetab Tartu ettevõtted, Tallinna linn toetab siis Tallinna ettevõtteid ja just need ongi, meil ongi 20 nüüd ongi, see on 10 võrdselt, et 10 tükki siis oli Tartus ja siis 10 tükki Tallinnas, et praegu on niimoodi, et Tartus on siis meil üks aktiivne, kes me viimase valisimegi ja siis Tallinnas on 2 aktiivset hetkel. Et see on 3 tükki jaguneb ära niimoodi. Ja siis vilistlast saab vastavalt samamoodi arvutused teha, et kui palju nagu neid vilistlasi ja programmi läbinuid on. Ja et nad, kuna nad on üldjuhul meiega seotud nagu miinimum aasta ja maksimum 2 aastat, et siis me alati soovitame seda 2 aastat, et isegi kui see raha on, nagu jääb samaks, see 50 000, aga see on see võrgustik, nagu, milles sa osaled saad ja sealt saad nagu edasi minna nende teemadega. Aga kui nüüd mõeldagi selle peale veel, et kuna see on ju inkubaator, et kui sa natuke lähemalt räägidki sellest nagu enda tegevusest veel nagu kogu selle ettevõtmise juures, et mis täpselt sa ise teed ja millisugust tuge siis need ettevõtted üldse veel saavad kõik, et see oleks ka huvitav teada. Jah, mina olen ei ole ilus öelda, aga hunt kriimsilm. Et ma aitan neid nii palju kui kõike, mis neil vaja on, et minu tegevus algab sellest, et ma hakkan kõigepealt ettevõtted skautima, et samamoodi, et vaatan keskus, mida teeb, et ehitan kogu aeg endale toru üles, et kellega suhelda, mida suhelda, et mis neil puudu on ja siis selle kogu taotluse eel, siis ma olen nendel jaoks olemas, et küsid, kui nad tahavad midagi teada, et mida peaks kirjutama, kuidas peaks kirjutama, et siis ma alati suunan neid nagu natukene, et kuna ma päris kõiki saan neile ette anda, siis ma suunan neid, et kuhu kirjutada ja mida vältida, et see taotlus küll just tugev kokku saaks. Ja kui nad ükskord nagu valituks saavad, siis minu roll Tartu ettevõtetega, et kuna meil on ära jagatud, et Tartus tegele mina, et Tallinnas on sealne saidi manager, kes tegeleb Tallinna ettevõtetega. Et siis ongi, et mina vaatan neid, et mul iga kuu nendega kohtumised, küsin, et kus me vaatame läbi, et mis on nagu probleemid, mida on vaja, et millised mentoreid on vaja, millist ärilist tuge on vaja, millist tehnilist tuge on vaja. Samamoodi võimaldan neile hästi palju erinevaid kontakte, et see on see kõige suurem probleem alati nende jaoks, et nad tahavad teada, kes kus mida veel teeb või kust midagi on, et ma olen nagu nende jaoks üks ainuke kontaktpunkt, et kus saab kogu selle info kätte, et kui on tõesti vaja, kas on mingi investoriga vaja rääkida, kas on mingi ärimentoriga rääkida, kas on vaja tehnilise mentoriga rääkida, kas on vaja näiteks kontakti Tartu Ülikooliga või Tartu Observatooriumiga, kellega meil selgelt teeme väga palju koostööd, kuna tegemist on Eesti kosmosekeskusega. Et samamoodi, eks ma mentordan neid ise ka, et kuna minu ülikooli hariduse järgi ma olen hästi palju väärtuspakkumistega tegelenud, et siis need igasugused väärtuspakkumised ja kuidas müüki kuskil suunas üles ehitada, et see on nagu see minu oma skill, et millega ma tegelen nendega. See on päris palju tegemist ikkagi, mulle tundub, et kui sul on, palju sinu neid oli kuskil siis 10 on see, kellega mina tegelen, aga samas siis, kui me räägime nagu vahearuandest, kuna ettevõtted peavad aruandlema ka, et siis sel hetkel, nagu ma tegelen kõigi 20-ga, et ma vaatan üle, kuidas neil siis poole inkubatsiooniprotsess on olnud, progress on olnud ja siis kuidas need inkubatsiooni lõpus progress on, et kuna me maksame raha neile välja vastavalt sellele, näiteks see 50 000, kõigepealt saavad 20 000 ette, et saavad midagi tegema, siis teise 20 000 saavad siis, kui nad on oma selle esimese poole edukalt läbinud, kõik need eesmärgid on täidetud, ülesanded on täidetud, või kui midagi nagu valesti läinud, et siis kuidas nad plaanivad seda parandada, siis me kontrollime, et neil see esimene sats raha on kulutatud ja siis lõpus me teeme samamoodi lõpphindamise, kuidas need kõik läinud, kuidas eesmärgid täidetud, kuidas nad meile tagasisidet annavad ja siis me maksame nagu selle viimase välja, et siis selle hetkel nagu me tegelen nende kõigi 20-ga korraks. See on ka jällegi, see vist on muidugi levinud, aga hea süsteem, et sul on mingi motivaator ikkagi ennem, et sa nagu saad teatud toetuse siis, kui sa oled nagu mingisugused eesmärgid, mis on paika pandud ühiselt nagu ikkagi täitnud ka. Sest kuna selles mõttes ta on nagu grant, et siis me peame mingi motivaator olema, et me ise mingit osalust mitte midagi ei võta, et see on ettevõtete jaoks on see see madalalt rippuv õun, et sa lihtsalt täidad taotluse ära, sa pead hea tugeva taotluse tegema ja kui sa valituks saad, ega muid väga suuri kohustusi ei teki, lihtsalt natuke aruannet, lihtsalt plaani järgi asjade tegemine ja oma arendustegevus läbimine, et see 50 000 on selline hea seemne raha.
ei, ma arvan ka, et see on pigem ikkagi selline seemneraha, et sa pead talt edasi minema, muidu sellega seal nii 50 000 sa midagi väga suurt kohe ära ei tee, aga teinekord on abiks seegi, et... et alustamiseks on ka väga hea. Aga kui sa nagu nõustud, ma tean lihtsalt, et võib-olla inkubatsiooni puhul on alati see keeruline just see ka, et kuhu maanis on see nõustamine ja et sa ei läheks sinna, et sa hakkad ise midagi ära tegema liiga palju. Et see nagu nõuab päris sellist ise ka kogu aeg enda nagu distsiplineerimist ja mõtlemist siis, et kuidas, mis asi on see, mida sa nagu siis saad soovitada ja see kuhu maani ja see, mis et ei jäädaks ootama, et siis see mentor või see inimene, kes neid nagu seal aitab, et siis see ei muutuks lõpuks nagu töötajaks, et ma lihtsalt tekkis selline... Jah, ei, see on täitsa, sest on ka juhtunud ju kindlasti aja jooksul olnud, kus on ettevõtted vaatab, ongi nii tore ja siis mõni mentor lähebki, hakkabki nagu teist kohe tegelema, aga mina olen ikka enda jaoks, kuna mul on neid üldjuhul halduses nagu 10 tükki ikka nüüd praegu hetkeks, aktiivselt on ainult üks, on ju, aga et ma näen ikkagi ennast sellena, kes annab nagu õnge, mitte ei hakka nagu kala nende eest ära püüdma, et ma ikkagi proovin olla see ukse avaja ja et nad ise nagu rabeleksid ja mõtleksid kaasa, et ma saan alati suunad kätte anda, ma saan kontaktid teha, aga kuna see kontaktvõrgustik on meil endil, mul enda eelnevast taustast, pluss teaduspargil üldiselt on koostööpartnerid on ümberringi väga palju, et lisaks selle konsortsiumile on tegelikult erinevaid eraettevõtteid samamoodi ümberringi, kes huvituvad ja kes tahavad panustada kogu selle kosmose skeene arendusse. Et sul on tõesti see võrgustik, et sa saad alati nagu suunata ja vaadata, kellel mida täpselt siis vaja on sel hetkel, et kus nad on. Aga see, et sul need oskused on, et võib-olla sa natuke räägid siis ka enda taustast, et kus sa kõik selle nagu oled saanud läbi oma, ma ei tea, siis elukäigu, mis praeguseni on. Ütleme, kosmosega ma enne kosmoseinkubaatoriga kokkupuutumist ei olnud absoluutselt kokku puutunud rohkem kui see, et mulle meeldis jubedalt meeldib filme vaadata, et see oli mu kokku seos. Aga taustalt on see, et ma olen nii-öelda ärivaldkonna inimene. Olen küll lõpetanud neoreaali, matemaatika suuna, kõik vaatasid mind väga imelikult, kui ma otsustasin, et ma lähen pehmeid valdkondi õppima, et ma läksin Pärnusse ettevõtlust projekti juhtimist õppima. Siis peale seda, kuna see tundus nagu majandus, nagu mulle meeldis, aga mulle meeldib kuiv majandus. Ei ole ilus öelda, aga mulle meeldis see praktiline lähenema asjadele. Ja siis ma olingi Pärnus ja Pärnugus juhtus tegelikult niimoodi, et kui ma Pärnu ära hakkasin lõpetama, siis mul õnnestus saada praktikale Tartu Ülikooli toonasesse teadus-arendusosakonda. Siin on niisugune väike link olemas. Ja kus ma lõpuks jäingi tööle. Et siis tegelikult 2011 kuni 2017 ma töötasin Tartu Ülikooli toonases teadus-arendusosakonnas, mis tänaseks on jagunenud siis ettevõtluse innovatsioonikeskuseks ja grandikeskuseks. Aga minu sealsed ülesanded, ma arvan, ongi see, kust nagu see tehnoloogia nii-öelda teadmuskülge, kuna mul sealsed ülesanded oli nii-öelda ettevõtluse ja akadeemilise maailma ühendamine. Ehk kuidas siis teadlaste tegevusi nii-öelda kommertsialiseerida ettevõtetele müüa ja kuidas ettevõtete päringuid siis teadlastele nii-öelda söödavaks teha. Et selline vahendamine või tõlk on see ilus sõna. Ja kuna ma seal puutusin kokku hästi palju põhimõtteliselt kõigi Tartu Ülikooli erinevat valdkondadega, krüptos kuni biotehnoloogia asjadeni, siis ja see aeg oli päris pikk, 2011-2017, et siis sellest ajast see info jäi külge ja kui mul endal on selline tehnikapisik kogu aeg küljes olnud, et omal ajal autosid ehitanud ja mopeed asju ehitanud, et siis see pisik jäi ja see tehnoloogia taust jäi. Ja ükselt siis, kui ma tundsin, et tahaks nagu midagi muud teha, et siis ma sattusingi täpselt selle hetkel siis Tartu Teaduspargi ridadesse nädal aega umbes ennem, kui oli siis ametlikult selle kosmoseinkubaatori käivitamine siis Euroopa kosmose tänala raames, mis tookord siis Tallinnas nagu täitsa koha peal toimus, et saime suurt punast nuppu vajutada. Aga ja siis mõni aeg hiljem, et siis ma haridusse mõtlesin, et sellest rakenduskõrgharidusest jääb väheks, et siis ma Tartu Ülikoolis jätkasin siis ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise valdkonnas. Ehk jätkuvalt ärisuunas natukese tehnoloogia pisikuga, et selle võrra võib-olla see ongi see, et kuidas ma mahun sellesse mängu sisse, et see, et mul on nagu endal lihtsalt kogemuspõhised tehnoloogiateadmised ja hariduspõhised nii-öelda majandus ja sellised pehmeteadused. Et selle pealt ongi, et kuna mulle jubedalt meeldib inimestega rääkida, et siis see alati suhtluse käigus tulevad mingid uued nüansid ja siis tulevad mingisugused lingid, erinevad tutvused asjad ja täpselt niimoodi see mäng nagu kokku jooksebki. Ma
arvan ka, et kui sa oled inkubaatoris nagu nii suure rolliga, et siis sa pead lihtsalt olema inimene, kes armastab ka suhelda, sest et see enamus tööd ongi see, et sa ju nõustajana või nagu skautimisel või sa peab vaatama, et mis täpselt toimub, ja tundma huvi ja rääkima ja uurima ja et see on kindlasti üks suur pluss ka, et see ja pluss siis natuke seda tehnoloogia teadmist, et ja, kuna üldjuhul neile meeldib muidugi. oma tehnoloogiast kohe rääkima hakata. Ja kui sa sellest võib-olla nagu kohe pihta ei saa või millest nad räägivad, siis nad vaatavad, et mis ma sellele mehele üldse räägin. Aga kui nad näevad, et ta teab nagu sellest ja kõik. Kas või märksõna tasandil, teinekord see on kõik, mis vaja on nagu, et natukene kaasa mõelda. Ja, see on... Niimoodi tuleb, jah. Niimoodi mu tee on nagu kosmosetehnoloogiatesse jõudnud, et ma ei oleks elu sees osanud arvata, et ma lõpetan mingisuguse kosmoseinkubaatori juures. Aga siia see on nagu väga, väga huvitav ja siuke alati huvitav, et järgmised vähemalt ka 5 aastat, mis me seda veel nii-öelda kindlasti ka teeme, et me siin vahepeal oli lepingu pikendamine, et me saime uued eesmärgid endale jälle, et täpselt samamoodi jälle läheb edasi see. Aga nüüd ongi siis niimoodi, et kui ta oli nagu 5 aastat, oli see üks aeg siis või etapp ja nüüd saite siis pikendus, et läheb nagu 5 aastat siis edasi. No jah, esimese hooga läheb aasta, aga siis nagu pikendatakse veel, et kuna see sõltub väga palju nagu kosmoseagentuuri enda nii-öelda programmist asjadest, et seal on ka, et suurasutused aeg-ajalt tehakse mingid ümberkorraldusega ja suure tõenäosusega ikkagi järgmised 5 aastat veel. Aga kui see pikendus nüüd on, kas seal jätkavad need samad ettevõtted või te võtate juba uusi või kuidas? Me hakkame uusi valima jälle, et tänasel hetkel mu nii-öelda põhitegevus ongi see, et ma ehitan siis seda nii-öelda müügitoru üles siis järgmiseks vooruks, et meil on, need voorud on kogu aeg avatud, aga me korjame 2 korda aastas need taotlused kokku, et meil viimane kord nüüd korrasimegi siis aprilli algul ja nüüd järgmine kandideerimise lõpptähtaeg on 10. november, et kus me korjame kõik need, mis me suve jooksul siin üles ehitanud, üldjuhul muidugi nad esitavad need taotlused alati viimasel minutil, nagu ikka. Aga eesmärk on lihtsalt see, et me ehitame seda nii-öelda toru jälle kogu aeg üles ja jooksvalt suhtleme ettevõtetega, vaatame, käime muidugi kõik võimalikud startup üritused läbi, need Latitude'id ja Startup Day'd. Ja Startup Day tuleb nüüd augustis ka, et siis on jälle kuskilt vaadata, mis Startup Day'l me oleme alati ka väljas ise, oma nii-öelda vilistlaste ja tegevate ettevõtetega, et me oleme Startup Day'ga me oleme kogu aeg nagu seotud olnud kosmose teemadega alati. Ja siis kui on 30. on see lõpptähtaeg, siis novembri lõpus tegelikult on juba suure tõenäosusega teada juba, et millised on siis 2 uut ettevõtet, meil on eesmärk 2 ettevõtet teile valida programmi ja muidugi kõik see vilistuspagas jääb ka, et kes on see kogu see kogukond, et kes siis samamoodi panustab teistpidi tagasi oma mõtete nõustamisega, et me alati proovime kogu seda kogukond ära siduda ilusti. Ja kindlasti nendele uutele tulijatele on ka see nii-öelda siis nende vilistlased või juba olemas olnud väga hea jälle selline, kuidas öeldakse, ka tugi on ju, et seal saab ju samamoodi kasutada, et kui kellelgi neist on vaja mingit nõu, siis sa saad, et see ettevõtte tegeles. Aga kuidas sellise inkubaatori puhul nagu mingi konkurentsi teema on, et kas see ka on vahepeal teema, sest et mõnes mõttes neid on ju päris palju neid ettevõtteid, nad ei tegele, võib-olla kõigil ei ole nagu täiesti oma nišš, nad on ju, võivad olla täiesti nagu sarnaste eesmärkidega ja kui sa nagu seal ka nõustajana oled, et kas ei teki mingid olukordi, kus sa mõtled, et kui palju ma kellelegi annan ja kas nad seal oma vahel ei teki nende? Üldjuhul ei teki, sest pigem seal näeks alati, kui esiteks nad keegi ei tegele 100% samas valdkonnas. Ja teiseks on see, et kes servamisi on, siis pigem üritatakse ühisosa leida, et midagi koos ära teha või kuna aga siiani nagu ei ole tekkinud, nagu seda sisemist konkurentsi ei ole küll tekkinud, et jah, et on ühed arendavad esinike elemente ja teised kasutavad esinike elemente. No võib-olla see on siis sellepärast tõesti, et selles valdkonnas või kuidas öelda, seal ei ole mõtet nagu teha seda sama asja, mida keegi juba nagu teeb, et sa validki siis endale või leiad selle teise suuna ja toimetad seal ja vaatad, et kuidas nad siis üksteist saavad pigem nagu täiendada ja üksteise oskusi ära kasutada, et see ja nüüd on muidugi konkurent tuleb siis nagu välismaalt, sest et kindlasti igal pool mujal on analoogsed ettevõtted alati olemas, kui me räägime nüüd kogu võrgust 1200 ettevõttest, et siis tõenäosus, et on täpselt samasuguse ideega ettevõte, nagu meil siin Eestis on kuskil riigis enne väga suur tõenäosus olemas. Jah, aga see konkurents ju nagu nii tekib
ikkagi selles mõttes, et sul ei olegi ju muud varianti, sa pead olemagi laiemalt ju nii-öelda maailma mastaabis ju nähtav ja oma asju pakkuma või oma teenust ja kõike seda. Nii ta on, sest et ega see Eesti turg nagu jääb hästi kiiresti väikseks. Et jah, mingid ettevõtted on, kellel näiteks on riiklikud kliendid, näiteks on meedias palju läbi Kabasööta näiteks, kes tegeleb on ju siis selle Priiale nende rohumaade nii-öelda hindamisega, et kas on õigel ajal hinnatud, et ja lõigatud on ju siis makstakse välja, et näiteks nemad on väga tugevalt nagu Eesti turul, aga eks nad vaatavad ka väljapoole, aga no, eks neil on selle võrra nagu hea stabiilne rahavoog on juba olemas, on ju, ja nad lihtsalt tegelevad järgmiste projektidega, et kuidas saaks oma sama tarkvara veel nagu paremaks teha. Et see on nagu nii-öelda riiklik tasand, sest üldjuhul neil ongi, et kahte tüüpi kliente, nii et kas on riiklikud kliendid nii-öelda, siis valitsuse see on see müügimudel ja see on business to government nagu see müügimudel. Ilusat eesti keelest sõna jälle vastat ei ole, et see on hästi kurb nagu üldse, kui me räägime siis kosmose terminoloogiast ja nüüd on hakatud looma nagu seda eestikeelset vasteid ka, aga et on hästi palju on seda inglisekeelset terminoloogiat siin sees kogu, et tahaks nagu olla siuke eesti keele nii-öelda edendaja, aga alati ei õnnestu. Peaks tegema täiesti eraldi mingisuguse konkursi, kus hakatakse. Siin Tartu Observatoorium alustas, et neil on nagu mingi osa päris kosmose sõnadest on nagu kirjas, et aga see on seal on veel neid. Kindlasti see üks asi on see, et sul nagu eesti keeles ja siin nagu eestlastel see on hea, kui sul on kasutada, aga samas jällegi, kui sa pead mujale sellega minema, siis sul ei ole sellega midagi väga teha, et sul ei ole nagu seda vajadust nii suurt. Aga kas on mõni nendest, ma ei tea siis, kas nendest ettevõtetest, mis on praegu inkubatsioonis või ma ei tea, võib-olla siis ka midagi muud, mida sa ise tead, mis tegeleb nagu sellise, ma ei tea, toote või teema arendamisega, mis on hästi ainulaadne, mida mujal võib-olla, ma ei tea, maailmas nii väga ei olegi, kui esile tõstad, kes on nagu Eesti sellised, ikka eestlane alati otsib seda, milles me oleme maailmas esimesed, et siis midagi. Ma arvan, et üks unikaalsemaid on Lightcode Photonics, Heli Valkna poolt juhitav siis, teada-tuntud raketikohtunik. Aga mis see täpselt on, et kui sa natukene lähemalt rääkida? Nad ise kutsuvad seda, et nad leiutavad silmi roboti autonoomsete igasuguse sõidukite jaoks, aga neil on põhimõtteliselt 3D kaamera, mis siis näeb ja seda on võimalik siis kasutada autonoomsete sõidukitele siis ümbruskonna tajumiseks. Et ma usun, et nende oma võiks olla üks unikaalsemaid asju, et kuna see vahetab välja nii-öelda selle lidari tehnoloogia, mis on ka nii-öelda tajub ruumi enda ümber. Aga kuna neil on hästi tugev see teaduskomponent seal küljes, et just see heli enda fotoonika nii taust, et see võiks olla üks unikaalsemaid. Siis veel huvitavamaid on Unsinkable Roboticsil, kellel on alverobot. See on ka selline nagu... See on ka selline natuke teistsugune, et kuna nende robot siis tegeleb ka siis kalavõrkude parandamisega ja et nad on ka hästi pikka aega arendanud, TalTechi robootiklubist on algselt just välja kasvanud see idee. Ja seda ma isegi olen kuulnud, tuli tuttav ette. Just, et nemad on ka meie programmist läbi käinud jällegi kosmose ettevõte. Ja, no näes. Kuna kasutasid täpis navigeerimist ja seda positsioneerimist oma robotile. Et neil on ka selline teistmoodi huvitav asi. Et ja siis muidugi, mis nüüd on ka kõlapinda on saanud hästi palju, on Upcatalust, kes siis on ka teaduspõhine ja Unitartu Ventures'i esimene investeering on ju ja nende nii-öelda eesmärk on siis, nad toodavad CO2-st põhimõtteliselt saavad hapnikku teha. Et see on nagu selline päris huvitav teema. See on kindlasti nagu selline täpselt see, mille peale tuleks siialgi või kuidagi. Et kui me räägime nagu tõesti kunagi siin tehakse uuesti on jälle selle kosmoseralli nii-öelda teine tulemine, et mõeldakse tõesti nagu, et inimesi Marsile viia ja Kuule viia, et Marsi puhul oleks eriti tore, kuna seal on 98% süsihappegaas on ju. Et kui nad suudavad seal sama reaktori ära teha kunagi mingil ajahetkel, me räägime ilmselt pikast perspektiivist, väga kaugest tulevikust, aga ideeliselt, kui sellises rakenduses on, et siis on nagu väga lihtne ju siis inimestele seda hingatavat hapnikku seal toota. Et see, kus need huvitavad teemad on, et mõned tunduvad esimese hooga nagu täitsa ulme, aga päeva lõpuks nad ikkagi nagu toimivad.
jah, nagu ikka selle ulmega on, et paljud, mis on tundunud ulme, on praeguseks ju reaalsus kõik, et see ja mõne ulme puhul sa mõtled, et oleks, et see ikkagi ei saaks reaalsuseks, et sest ulmefilmidest on ju kogu aeg on seda snittigi võetud, et mulle endalegi üllatuseks mingi hetk ma avastasin, et see rahvusvaheline kosmosejaam ISS on snitti võetud Stanley Kubricki filmist omal ajal, et ja lendavad autod on meil ju peaaegu olemas juba, et esimesed need Lilium ja kes arendavad vertikaalstardiga need õhutaksosid juba, et nojah, et see kaugel see siis on, varsti tuleb. Et varsti on ta täitsa olemas, et see ka sellised huvitavaid jah on, et kes veel niisugust huvitavaid on, et erinevad droonid on ju, Hepta on, kes oma droonidega siis elektriliine monitoorib ja tegutseb päris mitmel turul juba, et kunagi tundus ka täitsa ulme asi, aga tänaseks hetkes on täitsa tavaline toimib ja kõik kasutavad. Teevadki seda. Et üks seda see ulme ja see unikaalne on nagu väga-väga lahtine termin, ütleme nii kohti, et päeva lõpuks võib-olla ei olegi ulme, et keegi on kuskil juba ära teinud selle. Ja praegu on küll, et praeguses maailmas ulme sõna tähendus ei ole enam päris see võib-olla, mis ta oli siin 30 aastat tagasi, et nii palju on muutunud, et see peaks nagu ümber defineerima või leidma teisi sõnu juba. Samamoodi on see robootika areng ju meeletult, kuidas ta läheb kogu aeg, et meie enda Crystal Space'i, üks meie päris esimese valitud ettevõtteid, et nende kaamera koostöös siis Kraakuli ja Tartu observatooriumiga läheb ju NASA Artemise missiooni peale juhtima seda käppa, mis siis puurib proove ja juhib, et meie oma Tartus, Tallinnas ühisarendatud tehnoloogia läheb siis üks kuu peale. Et nagu, et selle võrra see robootika seos on ka nagu kogu aeg väga tugev olemas alati jäänud, et Aga kui nüüd veel rääkida natuke nagu teaduspargist ka natuke lähemalt, et millega praegu tegeletakse veel või kuidas sa ise tahaksid midagi esile tuua, mis praegu toimumas on olulisemaid sündmusi? Teaduspark on kogu aeg olnud ettevõtluse ja innovatsiooni ja inkubatsiooni keskesele, et ka Tartu teaduspargil on see aasta suur juubel. Tartu teaduspark saab 30 aastaseks, et alates 92 aastast on olnud ja on ka Baltikumi esimene teaduspark. Ja paralleelselt tegelikult lisaks siis sellele kosmosetehnoloogiatele, et meil jooksevad paralleelselt veel erinevad inkubatsiooni siis trackid, inkubatsiooni valdkonnad, et lisaks kosmosele on meil endal on siis, mida me kutsume S2B-ks ehk Science to Business või siis teadusest ärisse, mille eesmärk on siis teadlasi ja teadlaste spin-offe siis edasi aidata, et kuna ülikool, näiteks Tartu Ülikooli on oma hargettevõtete programm, et kui sealt ettevõtte sellised baasteadmised kätte saavad, et siis nad liituvad meie selle programmiga, et siis seal saavad nagu edasi ärikontakte ja kõike seda, et see on nagu mõeldud siis puhtalt siis nagu süvatehnoloogiate jaoks. Siis paralleelselt on meil veel tegeleme ka mängundusega, et meil on mängude track on olemas, et kus siis on meiega seotud erinevad mänguettevõtted on erinevad ajaetappidel. Ja täitsa siis uue teemana koostöös siis ülikoolide Tehnopoliga nüüd on ka tervisetehnoloogiate kiirendik ka veel nagu meil nagu ühe kõrvaltegevusena sees, et kus me vaatame siis tervisetehnoloogia ettevõtteid. Et see inkubatsioon ja erinevad teaduspõhised tegevused on kogu aeg meiega hästi palju seotud olnud. Et lisaks põhitegevusele, mis on siis see kinnisvara ja vanematele, pikematele ettevõtete, pikemaaegselt toimivad ettevõtetele on ju ka siis ruumide võimaldamine ja kontoripindade võimaldamine. Et nad saad tegutseda ja omi projekte nagu ellu viia. Päris palju hargnenud vist neid tegevusi juurde tekkinud kogu aeg ka. Teaduspark ise on tänasel hetkel 3 asukohas juba. Et meil on see kõik teaduspark, mida kõik teavad, on siis Tartus Lõunakeskuse taga, see ärilinnak. Siis on meie hallata, on Tartus kesklinnas on Spark demokeskus, mis on siis meie ürituskeskus ja kus me on võimalus ka erinevad hübriidüritusi teha. Meie ise korraldame hästi palju oma üritused seal. Ja siis meie 3. pesa on siis vast valminud Tartu Delta keskuses, et kuhu me saime värskelt sisse kolida enne koroona aega, kus me siis pakume ühiskontori teenuseid veel. Ja et seal on ka meil tuba täis kogu aeg erinevaid startup'e, kes seal siis meie juurest oma asja ajavad. Et me oleme ise oleme laienenud, meie tegevused on hästi palju laienenud ja proovime ka kogu aeg seda head asja ajada,
toetada siis teaduspõhiseid ettevõtteid, kes siis erinevate inkubatsiooniprogrammide, erinevate rahvusvaheliste koostööprojektide, et aidata neil erinevatele turgudele. Proovime nagu selle keskses olla. No 30 aasta kohta minu arust päris nagu korralikud ja head arengud, et tõesti on mille üle ka uhkust tunda või selles mõttes tõesti, et ei ole jäänud ainult nagu ühte asja jääma, vaid et on väga palju neid hargnemisi tekkinud. Aga siin lõpetuseks küsingi, et mis sa ise veel siis soovitaksid võib-olla, ma ei tea, võib-olla siin kuulajate hulgas võib-olla ka neid, kes mõtlevad, et võiks tulla oma ettevõttega inkubatsiooni. Et kui võtta nüüd siis, ei tea just, et mis inkubatsiooni siis soovitaksid ja kellel, et siin Eesti nagu alal rohkem siis. Selle võrra, kui kellelgi tekib huvi nende konkreetsete mõtete pealt, siis muidugi ei peagi kohe taotlust esitama, tulge rääkige lihtsalt. Me oleme olemas, meil on erinevad tiimid, mina tegelen kosmosetehnoloogiatega, kolleegid valdavad erinevaid teisi neid inkubatsiooni valdkondi, et kui kellelgi on mingi mõte, kes ta tahab midagi teistsugust huvitavat teha, tuleb helistada, kirjutada, koputada uksele, alati hea meelega kuulame kõik need mõtted ära, ja siis me saab koos vaadata, kas ta sobib kuskile meie programmi või me teame mingid muud asja juba kuskil, kuna Tartu Ülikoolil on ka erinevad starterlaborid ja kõik see asjad, et võib-olla meie jaoks on esimese hooga varajane, aga siis me saame kuskil mujale ta suunata, et lõpuks ikkagi endaga ta ära siduda. See on hea nõuanne, et mitte kohe ei hakka taotlust kribama, et mõnikord võib sellega ummikusse joosta, kui sa ei ole päris kindel, et kas see on see või et kuhugi ei jõuagi, et kõigepealt ikkagi uurida ja suhelda. Ma olen alati öelnud, et inimesed teevad äri, kõigepealt võib rääkida, mõelda ja alles siis hakata kohe rapsima ja midagi valmis kirjutama. Ja, sest muidu võib minna väga palju aega raisku lõpuks, kui sa ei tea täpselt, millega sa tegeled või kuhu sa tegelikult sobituksid. Ja see on väga hea nõuanne. Aga suur tänu meie podcasti külaliseks olemast ja siis edu ja palju õnne saabuvate tähtpäevade puhul ka nii teaduspargile kui ka siis inkubatsiooniprogrammile. Suur tänu kutsumast, et kosmoseteemadel on alati tore rääkida, et kuna see teadmist levitada ja teavitada inimesi, et tegelikult selline asi on Eestis siin olemas ja ka Tartus. Ja tundub väga, ütleme, selline ammendamatu valdkond, nii nagu kosmos isegi. No täpselt. Jah. Aitäh! Aitäh!